10 maailmarekordit, mida keegi ei taha proovida ega korrata. Mis need maailmarekordid küll on? Ja miks küll keegi ei taha neid korrata? Tere sõbrad! Tere tulemast Arvin Polo TV-sse! Igal inimesel meie maailmas on oma enda oskused ja võimed. On ka inimesi, kes on nii andekad, et suudavad teha võimatuna näivaid asju. Ja nende hingematvalt võimatute saavutuste tõttu pole ime, et nad jäädvustatakse ajalukku, eriti Guinessi rekordite raamatusse. Kuid vaatamata sellele, kui uskumatud need saavutused ka poleks, ei taha keegi neid proovida ega korrata. Seetõttu arutamegi selles videos 10 maailma rekordit, mida keegi ei taha proovida ega uuesti teha. Aga enne kui alustame, kui oled meie väikesel kanalil uus, siis ära unusta vajutada tellimisnuppu ja pane ka kelluke tööle, et oleksid alati kursis, kui meil uus video üles laetakse. Nii et alustame! Number 10. Kukkumine kosmosest. See siin on tõesti uskumatu. Sa ei usuks, et keegi inimene teeks sellise triki ainult rekordi nimel. Selliseid sündmusi näeme tavaliselt ainult filmides, kuid Felix Baumgartner on hoopis teistsugune. Felix on Austraalia langevarjur, hulljulge ja peishüppaja. Ta sai tuntuks sellega, et hüppas maale alla heeliumiga täidetud õhupallist, meie maailma stratosfäärist. Ta tegi seda 14. oktoobril aastal 2012. ja maandus New Mexicos, Ameerika Ühendriikides, Pilangis, Puerto Ricos. Red Bull Stratosega sai ta ka rekordi, ületades helibarjääri, ilma ühegi lennumasinata. Praegu on tal 2 rekordit. Nende hulka kuuluvad väljumiskõrgus ja vertikaalne vabalangemise distants ilma pidurdusvarjuta. Ja Felix on tuntud ka tõeliselt hirmuäratavate ja hingematvate trikkide tegemise poolest. Ja ta treenis koos Austraalia sõjaväega, et oma enda trikki täiuslikuks muuta. Kuid enne kui temast sai praegune rekordi omanik, proovisid seda trikki ka mõned teised inimesed. 1. novembril 1962 lendas Jevgeni Andreev taevasse ja hüppas 93 970 jala kõrguselt. See oli madalam, kuid tal ei õnnestunud seda saavutada. Ta sattus õnnetusse oma hüppe ajal. Tema kiivri visiir purunes. Selle tõttu koges ta dekompressiooni. Ja hiljem ta suri. See juhtus aastal 1965. Ka Nick Piantinida proovis samuti mitu korda hüpata, kuid hoolimata mitmest katsest ei õnnestunud tal kordagi, sest ka tema koges dekompressiooni ja lisaks sellele peaaegu kõik inimesed, kes teda juhendasid ja jälgisid teda altpoolt monitori kaudu, kaotasid ühenduse. Ta jäi küll ellu pärast kukkumist, kuid kuna tal sai hapnik otsa, tema aju sai kahjustada. Ja ta ei taastunud enam kunagi. Number 9. Mees, keda kattisid mesilased. See on üks hiinlane, tõeline hulljulge, kes püstitas rekordi. Teda valati üle mesilastega täidetud ämbritega alates tema peast. See toimus Yichuni linnas, Jiangxini provintsis. Tema nimi on Ruan Lianming. Ta elab Hiinas. Ja triki, mille ta tegi, nimetatakse mesilastega katmiseks, mis pärineb Ukrainast. Mesilastega katmine sai alguse juba 19. sajandil. See tähendab, et nende kehale pannakse mesilasema, et meelitada ligi teisi mesilasi. See trikk õnnestus Ruanil. Talle anti rekord kõige raskema mesilaskatte eest. Ja mesilaste kogukaal tema kehal oli 136 naela Guinessi andmetel. Ja Ruan tegi selle triki, kui eetris oli CCTV Guinness World Record Special and Law Show Day Record Fengshani linnas. Ja Ruani sõnul on tema saladus selles, et teda ei nõela mesilased, tema rahulikkus ja oma liigutuste kontrollimine. Päris uskumatu, eks? Number 8. Hiiglaslik pitsa. Guinessi maailmarekordi andmetel kaalus suurim pitsa 26 883 naela. See küpsetati ja vormiti 8. detsembril 1990 aastal Lõuna-Aafrikas Northwoodis. Selle hiiglasliku pitsa valmistas Northwood Hypermarket ja nad tegid selle koos valmis. Selle pitsa valmistamine oli väga keeruline, seetõttu mõeldi kõik hoolikalt läbi. Pitsa läbimõõt oli 122 jalga ja tollides veelgi suurem. Päris suur, eks? Pitsa söömine on tõesti maitsev, aga mis siis, kui su pitsa on nii suur? Kas sa suudaksid selle ära süüa? Sellegi poolest sisaldas see pitsa umbes 9920 naela jahu, 3960 naela juustu, 1763 naela seeni, 1984 naela tomatipüreed ja lõpuks 1984 naela hakitud tomateid. Tänapäeval leidub paljudes tuntud kiirtoidukohtades või restoranides hiiglaslikke pitsasid, kuid sellele hiigelpitsale pole maailmas veel keegi vastu saanud. Number 7. Kell Zero E10 söömispulgaga 1 minutiga.
me kõik oleme ilmselt kunagi tarretis söönud ja olen kindel, et me kasutasime selleks kas lusikat või teelusikat. Ja võib-olla olete ka söögipulki kasutanud. Ja algajatele ei ole söögipulkadega söömine sugugi lihtne õppida. Eriti siis, kui sööd midagi libedat või ümmargust. Kuid oli üks inimene, kes proovis süüa tarretist ainult söögipulkadega. Tal oli aega 1 minut. Nii et 2017 aasta veebruaris püstitas Saksamaalt Osbergist pärit Andrea Ortolf Guinessi rekordi süües 716 grammi tarretist ainult söögipulkadega. Enne selle tegemist harjutas Andrea Ortolf mitu korda. Kuni ta saavutas selle rekordi. On väga raske süüa tarretist ainult söögipulkadega, sest tarretis on tõesti vibe ja selle söömiseks on tavaliselt vaja lusikat, et seda korralikult süüa. Number 6. Human mattress dome. Kas sa tead, mis on dominokivi? Kommenteeri allpooling, kui tead seda. Domino on mäng, mis pärineb Prantsusmaalt. Ja tänapäeval on Dominol palju erinevaid mänguvariante. On isegi neid, kes teevad dominojada või torni, kasutades ainult dominomänguklootse. Kuid siin näeme me dominoefektist inspireeritud lahendust, kus kasutatakse suuri esemeid nagu madratsid või voodimadratsid. Selle suurima dominojada rekordi puhul kasutati just madratseid. Seetõttu ei ole nende dominode püstipanemine naljaasi. Selle ehitasid 2 dominot ja selle saavutasid Globo, Comunicav või Partipekeo Sessa ning Ortopong. See on nagu Brasiilia ja see püstitati Rio de Centros, Rio de Janeiros 6. augustil 2019 ja selle ehitamine kestis vaid 11 minutit ja 13 sekundit. Pärast nende tehtud domino kukkumist annetasid nad selle heategevuseks. Ja see kanti Guinessi rekordite raamatusse. Number 5. Longest time spent. Guinness lisas taas uue kategooria. See rekord pärineb Tony Collinsilt, kelle kohta teatati, et tal on kõige pikem aeg kanderaamil lamades. Ratastega kanderaam on alus, millel patsient saab lamada, et teda ühest kohast teise viia. Tony Collins oli 40-aastane ja teatati, et ta lamas 77 tundi ja 30 minutit. Kanderaamil Tony Collins oli diabeetik ja tal leiti ka viirus. Seetõttu viidi ta Princess Margareti haiglasse Swindonis, Inglismaal. See juhtus laupäeval 24. veebruaril 2001. Öeldi, et ta ootab haiglas vaba palatit ja seetõttu pandi ta haiglas ühte kanderaamile nurka või koridori. Tal polnud seal ei tuba ega midagi muud. Colin pidi viibima ainult kanderaamil. Number 4. The most Üks suurimaid haiglaid registreeris väga suure hulga lapsi. Fjodor Vassiljev oli talunik Venemaal Šuja provintsis. Dokumendis öeldakse, et tema esimesel naisel oli aastatel 1725 kuni 1765 kokku 69 last ja nende lastest olid 16 paari kaksikuid, 7 kolmikut ja 4 nelikut. Ja kui tema abikaasa vangistati, sünnitas ta 16 paari kaksikuid, 7 kolmikut ja 4 nelikut. See teatati Moskvasse Nikolai kloostri poolt 27. veebruaril 1782. Ja kõik tema lapsed registreeriti. Ja siin võib nende ema Vassiljeva omada geneetilist eelsoodumust hüperovulatsioonile. See tähendab korraga paljude munarakkude vabastamist, mis oluliselt suurendab võimalust saada kaksikuid või mitmikuid lapsi. Number 3. Most wins in world. Maailma habeme ja vuntside meistrivõistluste kõige rohkem võite on saavutanud Karl-Heinz Helle Saksamaalt. Aastatel 1999 kuni 2011 võistles Helle osalise habeme kategoorias. Tema viimane võit oli Trondheimis Norras 2011 aastal. Helle võitis keiserliku osalise habeme kategoorias ja need on järgmised aastad. Järgmised 6 maailmameistri tiitlit 1999. Istad, Rootsi 2003. City, Nevada, USA 2005. Berliin, Saksamaa 2007. Brinton, Inglismaa 2009. Anchorage, Alaska, USA 2011, Trondheim, Norra. Ja siin ei ole ametlikku mõõtmist, sest see võistlus põhineb standarditel, mis hindavad habeme või vuntside muljetavaldavaid stiile. 2. Maailma kõrgeim madalsukeldumine. Mis on madalsukeldumine? Madalsukeldumine on spordiala, kus hüpatakse kõrgelt kõige madalamasse vette. Kuid leidus üks inimene, kes seda proovis ja tal oli ainulaadne viis, kuidas ta õnnestus ja saavutas maailma kõrgeima madalsukeldumise rekordi. Darren Tyler USA-st, keda kutsutakse professor Splashiks, sukeldus 10,3 meetri ehk 33 jala ja 10 tolli kõrguselt basseini. Kuigi tema hüppekõrgus oli tõesti hirmuäratav, tegi ta selle siiski ära. Ja veelgi enam, ta maandus väga väikesesse ja madalasse basseini.
see trikk oli äärmiselt ohtlik ja oleks võinud inimesele saatuslikuks saada. Kuid Darren Taylor ei lasknud end sellest heidutada ja tegi selle siiski ära. Seetõttu registreeriti see kui uus rekord, mida enam korrata ei suudeta. Ja 22. oktoobril 2005 aastal püstitas ta oma uusima rekordi ja sai selle eest Guinessi rekordiraamatu auhinna. Ja 21. juunil 2014 näitas ta taas oma oskusi, et tõestada, et tema on madalsukeldumise meister. Seekord ületas ta oma varasema saavutuse, sest ta hüppas ja sukeldus läbi tule 8 meetri ehk 26 jala ja 3 tolli kõrguselt. Ja mitte ainult, basseinis, kuhu ta maandus, põles samuti tuli. See on tõesti muljetavaldav, kuid ülimalt ohtlik sinu elule. Number 1. Kõige raskem mees. On inimesi, keda kutsutakse lihtsalt tüsedaks, kuid on ka neid, kes on juba noorena väga suured. John Brower Minock oli ameeriklane. Tema oli tõesti see, kellel oli Guinessi rekordiraamatu järgi kõige suurem või raskem kehakaal. Tema kaal registreeriti 1400 naela ehk 635 kilogrammi. See on võrdne 6-7 inimese kaaluga või isegi rohkem, kui võrrelda Minocki kehakaaluga. Ja see Minocki kaal jätkas pidevalt tõusmist, kuni ta sattus haiglasse. 2021 aasta märtsis, olles 36-aastane, südamekomplikatsioonide ja hingamisraskuste tõttu. Nendel samadel aastatel kaotas ta peaaegu 110 naela ehk 50 kilogrammi oma kehakaalust. Ja mitte kaua pärast seda sai Minock 2 lapse isaks. Ja hoolimata sellest diagnoositi Minockil samadel aastatel massiivne turse. Turse on seisund, kus kehas on liigselt rakuvälist vedelikku. Seetõttu, kui teda haiglasse viidi, oli vaja palju inimesi, et aidata teda kanda. Minock viidi Seattle'is asuvasse Washingtoni ülikooli meditsiinikeskusesse ja seal pandi Minock haiglasse ning tema jaoks ühendati isegi 2 voodit ja 13 inimest veeretasid teda, et tema asendit muuta. Minock lasti haiglast välja pärast 20 kuud ja pärast seda kaalus ta vaid 216 kilo. See tähendab, et ta kaotas umbes 419 kilo oma kaalust. Kahjuks viidi ta aga taas haiglasse, sest tema kaal tõusis jälle ja ta ei suutnud seda kontrollida. Ja ta lõpetas ravi. Seetõttu 10. septembri paiku aastal 1983. 41-aastaselt lahkus ta siit ilmast. Tema surma ajal oli tema kaal 362 kilogrammi. Olgu veel kord, see on Arvin Polo TV. See pole lihtsalt jutustus, vaid võib ka muuta sinu eluvaadet. Aitäh ja kohtumiseni minu järgmises videos.